Tere, ma olen sellainen Iiliasen muutu suuritse kõne usku. Ja no, mis ma siis kõnelen? Illos keväinen aikom. Putsujuus, putsupoole ja luutlätka lehte ja Sireli lõhna oli tämpävil kõik vara liin täys. Ja mulle tuli üks tõne Sireli lugu miilde. Ka vanaema Senni vast 40 aastaga tagasi läts Sireli võssa rakoma. No nagu üks keväjane tüü, et sa tiiad küll Sireli võsa rasse ragoda. Ja no tal oli vannust ka juba pealt 20 aastaga ja noh, mis siis üks süärets rühmast välja, saate maaha. Naabri kutseva siis talle kipeabidu või vanaema Sennikese haigemajja. No ja mis ta oli siis selline maipühade haig. Meid oli suguvõsan vast 4 või 5 säärest 20 aastakast tütrikku. Me olime siis kõik plaaninu sinna Võromaale minna. Sennimana, et teimi aiatöid. No lätsimi, teimi Senni sai ka haigemajast välja. Istse kõrdapite veranda usse peal ja and meile kõrraldumised ka tits hori ja siis pand seemne sisse ja siis rihaga koputab päev tasatsesse. No, teimi siis paar-kolm päiva neid aiatöid ja kütsamis saia ja teimis sanna ja siis tuli peramine päiv kätte hummogu, jäimi kohvi, seimi putro ja kagu siis Senni ütel, et latsa, nüüd tulke istke maaha lavataade. Istke ja mõtelge. No, meile sole nagu säänest kommet perren, et kui kohvi oli joodu, siis lätsime tüühü ja asi oli kõrral. Ei latse, tulge istke nüüd lavataade maha. Mis küssem, et no mis me pead siis mõtlema? Senni üteldu peale, et ma kõik tea, mis te pead mõtlema. Aga kui ma haigemaja holli, siis tohtra ütel, et te oled 22 aastaga vana, te pead mõtlema hinne, kui lähetid Sireli võssa ragoma. Läbi, latse.